Aitäh kõikide tervituste eest minu erinevatest eluperioodidest. See teeb südame väga soojaks. Praegu ma olen Nõo kiriku juures, oma mehe vanemate juures külas olles tulin jalutuskäigule. Ja paar päeva tagasi olime just Hiiumaal mehega 3 päeva ja planeerisime oma elu, et kuidas siit edasi, sellepärast et kui on sünnipäeva aeg, siis see on nagu uue aasta algus ja uus hoog ja uus eriline energia. Ja selline jällegi uude eluaastasse astumine ja uus ring ümber päikese, siin päikese all. Ja siis sain aru ka, et tegelikult eesmärgid jätkuvad selles mõttes, et mul on oluline tervis. See on seotud ka minu tööga või minu sellise missiooniga või teistele jagamisega, et ma tahan, et mu enda tervis oleks täies korras ja enesetunne ja vitaalsus ja energia ja see, et mul ei teki külmetushaigusi või midagi. Ja lisaks minu töine missioon ja ma tunnen, et see on aina rohkem närvisüsteemiga seotud ja inimeste meeleseisundiga ja stressi, ärevusega. Teemad, mis mul endal on läbitud ja mis teemad on mind huvitanud selles mõttes läbi jooga ja hingamise ja siis läbi igasuguste muude teadmistega toitumise kohta näiteks. Et siis see huvitab mind edasi ja ma arvan, et ma leian aina rohkem formaate, kuidas seda pakkuda, et kursustena ja üks-ühele ja mis ma siin pakungi, on näiteks ju üks-ühele retriidid lausa ja siis paar kuud oli meil näiteks Tauriga koos, üks abielupaar käis meie juures, nad ütlesid spaas, et siis sellised kogemused, mida mina või siis ka me Tauriga saame pakkuda inimestele, et kogeda erinevaid meeleseisundeid ja siis õppida neid ise looma oma elus. Ja see, miks ma kokaks praegu õpin, on ka siis lihtsalt seotud selle kõigega tervikuga, et tervisliku toitumisega ja toidutöötubadega, et neid kindlasti hakkab rohkem toimuma ja siis ma olen ju lausa välja töötanud oma joogastiili, aga ma olen sellega üsna tagasihoidlik olnud ja seda rohkem iseendale hoidnud nii-öelda, mis ei ole õige tegu. Et ma kindlasti leian neid viise, kuidas seda jagada ja esimesed viisid ongi näiteks juba Viljandi folgil laupäeval ja pühapäeval, kui ma teen hommikujoogat ja pärast pakume ka hommikusööki ja ühes väga erilises kohas. Ja siis veel rohkem nautimist, enda eest hoolitsemist selles mõttes, nagu praegugi ma olen jalutuskäigul iseendaga oma sünnipäeval. Hästi soe on, hästi mõnus on. Lapsed on basseinis ja Tauri valvab neid praegu. Ja vot sellised 2-tunnised või sellised pikad meditatiivsed jalutuskäigud on minule hästi oluline hingetoit ja selline minu tasakaalustaja ja füüsilise tervise jaoks ka jalutamisel või kõndimisel on hästi palju kasusid isegi närvisüsteemile, ajule, kognitiivsetele võimetele, nende säilimisele. Ja siis muidugi mul on mõttes raamatuid, mul on praegu 4 või 5 erinevat teemat, mis tahavad kõik korraga tulla, aga need raamatud on kõik erineval kaugusel oma valmimisjärgus, et siis ma vaatan ja tunnetan, mis tahab esimesena tulla. Ja see on tore, et kodu on olemas, et sellega suuri eesmärke ei olegi, et see on selline paigas ja kuigi ma natuke ostsin uusi vaipu ja ka nüüd just sünnipäeva eel ja endale ostsin natuke uusi ja teistsuguseid riideid, et tunnen, et mingi energia muutub, midagi muutub. Ja praegu kodu on meil välja renditud suvel, peaaegu kogu suve Airbnb erinevatele inimestele ja samas me tegime ise ka kodukohvikute päeva juulis ja teeme 28. ja 29. augustil jälle uuesti, sest et meil on veel vallakohvikute päev ka tulemas. Et sellised loovad projektid, kus on kõigile meeltele kogemusi võimalik pakkuda
need mulle väga hästi istuvad, kuigi sinna läheb väga palju energiat ja see ei ole see, millega me raha teenime. Et Airbnb on see, millega me raha teenime. Ja siis muidugi paarisuhe, et hoida seda ilusat ühendust ja näidata teistele ka teed või olla eeskujuks. Ja see on palju sisemist tööd ka ja omavahel aja panustamist ja see toob lihtsalt nii palju tagasi. Aitäh ja ilusat elu sullegi ja õnne igaks päevaks, mitte ainult sünnipäevaks, eks. Ja tantsi kindlasti.